Kevin Saar, et sinul oli täna start oli ka väga hea, et stardis teine, vahepeal kolmas, neljas. Mis vahepeal juhtus, et sa ka neljandaks jäid? Jaa, start oli väga hea, sain teisena minema ja esimese ringi ka teisena sõita, et nägin ameeriklase tsooni taga ja nagu midagi hullu ei olnudki, väga okei oli sõita, aga juba teisest ringist alates hakkas masin natukene suitsama, et üritasin vaadata mõlemad poolt, et kus see suits tulla võiks, et ma teadsin, et ilmselt õli kuskilt välja tuleb, aga täpselt ma ei näinud, aga nii et ma otsustasin natukene tagasi hoida ja masinat säästa, et ikkagi saaks lõpuni ja homseks sõitudeks hea stardikoha siiski, et see on väga oluline, kui mina oleksin katkestanud, me oleksime natuke paar kohta tagapool kindlasti olnud, et mul on väga hea meel, et ma sain lõpuni, mõnel teise sõit oli ka ebaõnne ja finišis olin kolmas, nii et tulemus väga hea, nüüd peale sõitu tuli välja, et midagi hullu ei ole, et tuulutusvoolik lihtsalt tuli lahti, mootoris õli kõik alles, nii et tegelikult oleks võinud natukene kiiremini veel sõita, aga kuidagi ei julgenud, ikkagi tahtsin lõpuni saada, et ka homseks masin oleks. Sina olid kolmas start ja rada läks juba päris selliseks hüplikuks lausa ka käest ära, et mõningad sõitsid küll tsoont, aga viskas täiesti välja ära, et kus sul oli ka? Oli hea sõita? Jaa, mina C-grupis esimest korda, kui ma olen kuskil mujal kui A-grupis, nii et tavaliselt minul need laupäevased päevad on selline siledamad rajad, et 8. korda Eesti riik esindada ja esimest korda kuskil teises grupis kui A-grupis, nii et minule ka uus kogemus. Ja rada oli tõesti juba meie sõidus selline väga rööpas ja sügav ja aukus, aga ma arvan, et see homseks on vaid hea, et sain sooni vaadata ja loodetavasti tuleb homseks kasuks. Homme tuleb nagu ilus päikepaisteline ilm, et see rada on niisugune liivane, kas see läheb ka kuivaks ära ja ta muutub hoopis veel teistsuguseks? Ma arvan, et ei lähe kuivaks, sest siin on ikkagi piisavalt sadanud varasemad nädalad, et see alt kõik see tuleb ikkagi märg ja kellegi taga sõita on väga ebameeldiv siin, et iga kurv on, prillid on mulda täis, isegi mitte liiva, vaid just mulda, sellist märga mulda, et ilmselt tuleb rulliprill ette panna ja loota parimat. Aga edu homseks siis. Suured tänud!